Jane Goodall, kes on tuntud oma murrangulise töö poolest šimpansidega ja väsimatu keskkonnaalase kaitsetegevuse eest, on öelnud: kõik, mida sa teed, see muudab midagi ja sa pead otsustama, millist muutust sa näha tahad. See sügav mõte võtab kokku põhilise tõe inimelu kohta. Meie tegevusel, olenemata sellest, kui väike see on potentsiaal mõjutada meid ümbritsevat maailma. See rõhutab isiklikku vastutust ja valikuvõimalusi, julgustades igaüht meist teadlikumalt otsustama, milline on meie mõju olemus. Igal inimesel on võime muutusi ellu viia. Kas meie tööalaste ettevõtmiste, kogukondliku osaluse või igapäevaste suhete kaudu kujundame me pidevalt oma keskkonda. Oluline on mõista, et see mõju on vältimatu ja otsustada kasutada seda mõju positiivselt. Seda võib näha paljude aktivistide, teadlaste ja tavaliste inimeste eludes, kes on andnud olulise panuse ühiskonda. Nende lood on võimsad meeldetuletused, et tähenduslik muutus algab sageli ühest ainsast otsusest. Näiteks keskkonnaliikumist vaadates võib näha, et rohujuure tasandi aktivistidest kuni silmapaistvate juhtideni on lugematuid inimesi, kes on otsustanud luua muutust, seistes jätkusuutlike tavade ja looduskaitse eest. Need tegevused, olgu selleks siis kohalike koristusaktsioonide korraldamine, taaskasutuse edendamine või poliitikamuutuste kampaania, aitavad kokkuvõttes kaasa suuremale globaalsele mõjule. Nende jõupingutuste laineefekt rõhutab üksikisikute panuse olulisust keeruliste väljakutsete nagu kliimamuutused lahendamisel. Loomulikult ulatub Goodalli rõhutatud valikuvõimu jõud kaugemale suurtest algatustest. Igapäevastel tegevustel ja otsustel on samuti oluline kaal. Lahked teod, eetiline tarbimine ja teadlik käitumine teiste suhtes näitavad, kuidas näiliselt väikestel valikutel võivad olla märkimisväärsed positiivsed tulemused. Valides toetada õiglase kaubanduse tooteid, vähendada jäätmeid või lihtsalt näidata kaastunnet ümbritsevatele inimestele, loome kumulatiivse efekti, mis soodustab õiglasemat ja jätkusuutlikumat maailma. Kuid otsustamine, millist muutust me teha tahame, nõuab enesesse vaatamist ja teadlikkust. See hõlmab meie väärtuste, kirgede ja valdkondade mõistmist, kus saame olla kõige tõhusamad. See tagasiside iseendale on ülioluline, kuna see kooskõlastab meie tegevused meie põhimõtetega ja tagab, et meie panused on nii tähenduslikud kui ka rahuldust pakkuvad. Mõne jaoks võib see tähendada sotsiaalse õigluse eest seismist, teiste jaoks teadusuuringute edendamist, hariduse toetamist või loominguliste talentide arendamist. Goodalli enda elu on selle kooskõla kehastus. Tema pühendumus loomade heaolule ja keskkonnakaitsele tuleneb sügavast austusest kõigi elusolendite vastu ja pühendumusest looduse säilitamisele. Järgides oma kirge ja väärtusi on ta jätnud kustumatu jälje primatoloogia valdkonda ja inspireerinud miljoneid hoolima meie planeedist. Tema teekond illustreerib, kuidas meie tegevuste kooskõlastamine oma uskumustega mitte ainult ei võimenda meie mõju, vaid rikastab ka meie enda elu. Sisuliselt on Jane Goodalli avaldus üleskutse igale ühele meist teadlikult otsustada, millise pärandi me tahame maha jätta. See väljakutse on tunnistada meie valikute jõudu ja kasutada seda jõudu positiivsete muutuste elluviimiseks. Olgu see läbi suurte žestide või väikeste igapäevaste tegevuste. Meie tehtud erinevus ja muutus peegeldab lõpuks meie väärtusi ja prioriteete. Võttes omaks selle vastutuse, aitame kaasa ühiskonna paremaks muutmisele ja leiame elus sügavama eesmärgi ja rahulolu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!